jutlus Rakvere Kolmainu kirikust. Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie Issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. Aamen. Võtame istet. Ka suur reede ja risti sõnum on paratamatus. Meie ühiskonnas on ikka rohkem kui üks kord arutatud selle üle, ka suur reede peab ikka olema riiklik püha. Tegemist on ju nii teistsuguse päevaga. Niikuinii enamik inimesi seda tähistada ju ei oskagi. Keegi peseb aknaid, keegi värvib mune. Kolmas osaleb oma lemmikpubis suure reede happy hour'il. Ehk oleks ausam jätta see päev vabaks. Ongi nii, et kes tähistab, küllap see leiab viisi, kuidas tähistada, kes mitte, saab oma normaalset elu edasi elada ja ei pea piinlikkust tundma sellepärast, kui suurel reedel mõnele teadlikumale tuttavale rõõmsaid ülestõusmispühi juba soovib ja selle peale manitseva kommentaari osaliseks saab. Võib-olla ka vaimulikus mõttes oleks kohasem, et kedagi ei sunnitaks meenutama Kristuse surma. Nii nagu tema risti all Markuse evangeeliumi kohaselt oli ainult 4 naist. Ei ühtegi meest, kui välja arvata siis Rooma sõdurid, kes ta risti lõid. Kindlasti on täna ka Eestimaal rohkem kui üks kirikus ongi 4 naist. Lisaks kirikuõpetajale ja võib-olla ka kellamehele. Aga las siis nii ollagi. See on ju alati Kolgata ja suure reede juurde kuulunud. Et on vähe neid, kes seda sõnumit taipavad oluliseks pidada. Suur reede on aut, kirjutab Toomas Paul ühes oma aastataguses artiklis. Pealispindselt võib nii paista, jätkab ta. Süvatasandil on pigem vastupidi. Jumal on surnud Jeesuse ristile jäädes. Ja kuigi tarbimispidu kestab, on selles varjul meeleheide, hüljatud kosmos. Kui Kristus ei ole üles tõusnud, siis ja suur reede on omal moel paratamatus. Ühtesid sunnitakse end sellel ebamugaval päeval sündsat tegevust leidma. Aias ikka midagi teha saab. Teised aga ei taha sel päeval teha muud kui leida end risti alt. Nad ei taha olla pealispindsed, vaid need, kes lähevad sügavale. Rist juhatab teed. Apostel Paulus ütleb, et tema ei taha kiidelda, tema ei taha uhkustada millegi muu üle kui Kristuse risti üle, suure reede üle. Miks see nii on? Kristus on risti löödud ja see on tähtis. Aga ta jätkab, risti löödud on ka maailm ja risti löödud olen ka mina. Seepärast on ta uhke risti üle. Kui me küsida, kas Kristuse rist oli ikka paratamatus, kas see oli Jumala tahe, et tema poeg pidi ristil surema? Ei, see ei olnud paratamatu. Ja kindlasti ei olnud see Jumala tahe. Jumal ei taha ebaõiglast surma, oma poja surma ka mitte. See Jumal, kelle me pühakirjast leiame, ei ole selline Jumal. Meil on ka võimalik täiesti ette kujutada, et kõik oleks läinud hoopis teisiti. Kui Juudas ei oleks Jeesust ära andnud, kui templi ülemad oleksid tema
kohta esitatud süüdistused tagasi võtnud, kui Pilatus oleks keeldunud surmamõistvat otsust tegemast, kõik oleks võinud olla ka kuidagi teisiti. Jeesus ei surnud täites pelgalt Jumala pimedat ja julma plaani. Tagasivaatavalt on muidugi kristlased näinud Jeesuse surmas ühte sündmust paljude teiste seas ja kõik sündmused on kuidagi omavahel seotud. Prohvetite ennustused, ettekuulutused, vihjeid Vanas Testamendis, kõike seda on hiljem otsitud ja leitud, aga see ei tähenda seda, et teisiti ei oleks saanud. See on pigem aidanud mõtestada Jeesuse surma, need ennustused. Ometi on või usk Jeesuse surma ettemääratusse visa püsima. Kui lauljatar kuulus Anne Veski kõneleb ühes intervjuus oma usust, ütleb ta, et on ristitud ja tunneb end luterlasena. Aga loomu poolest ta usklik ei ole ja usub saatusesse ning ettemääratusse. Ilmselt väljendab ta nõnda üteldes midagi väga eestlasele omast, eestlaslikku religioossust. Ei, me usklikud ei ole, aga seda, et igal ühel on oma saatus ja kõik on määratud, mis tuleb, seda küll usume. Ja võime ka öelda, et see tõesti ei ole usklikkus selle sõna tõelises tähenduses, mis tähendab ju usaldust. Aga kuidas sa usaldad kedagi, sellist Jumalat, kes sinu teel sulle valikuid ei annagi? Kõik ongi ette määratud. Mis tulema peab, see tuleb nii kui nii. Sellise Jumala juures ei saa olla armastust. Sellise Jumala vastu ei saa olla usaldust. Ometi on Kristuse elu just armastuse ja usalduse näidiselu. Võime ju edasi mõelda hiljuti toimunud traagilise rongiõnnetuse peale Raasikul. Selle tagajärjel on lubatud, et see ohtlik ülesõidukoht saab varsti tõkkepuud. Aga sellest me ei saa ju teha järeldust, et need 2 inimest pidid hukkuma selleks, et raudtee ülesõidukoht saaks tõkkepuu. Me ei tule selle pealegi. Need inimesed ei sündinud siia maailma selle ülesandega hukkuda seal, kus nad hukkusid. Me mõtleme oma elu ristide peale. Meil on väga palju erinevaid kaotusi ja katsumusi, unistused purunevad. See, millele oleme arvanud endid kindlalt toetuma, kaob. See, kellena oleme harjunud endid nägema, võetakse meilt ära. Need on meie kolgatad, meie ristid. Aga ühelgi puhul ei saa me öelda, et me oleme mõeldud neid riste kandma. See ongi meie olemise eesmärk, kannatada, kaotada, kurvad olla ja murduda. Ei ole. Ükski inimene pole siia maailma mõeldud kogema ebaõiglust, kannatusi ega valu. Meie tähendus on hoopis kusagil mujal. Küll aga on meil peale suurt reedet väga selge see, et Jumal on Jumal kõikjal. Isegi suurel reedel, isegi risti peal. Ja ta saab kasutada isegi nii julma sündmust nagu Kristuse risti surm, et õpetada oma tahet selle maailma kohta, et väljendada oma armastust inimese vastu. Nii saab ta kasutada ka minu elu riste ja kolgataid selleks, et teha midagi suurt minu jaoks ja minu kaudu teiste heaks. Apostel Paulus ütleb, et temal on ka maailm risti löödud. Maailm Pauluse õpetuses on sageli jumaliku vastand, midagi negatiivset. Ja maailm siinses tähenduses ongi kõik see, mis tahab väita otse vastupidist Kristuse risti sõnumile.
just maailm on see, mis ütleb, et sinu elu peabki olema selline kannatus. Ja sina oledki mõeldud hääbuma, sina oledki mõeldud surema. Sul ei olegi suuremat mõtet, kui sulle kanda antud koormat. Või kui sa vabaned, siis hetkeks nautida kõiki naudinguid, mis võimalik on. Maailm selleks ongi, või sinu elu selleks ongi, ütleb maailm. Maailm tahab sinust teha kedagi muud, kui sa ise olla tahad. Mu sügaval sisimas. Maailm tahab võtta vabaduse, tahab teha orjaks, vahendiks, kes täidab kellegi teise olemise eesmärki ja kes ei lase sul olla see, kelleks sa loodud oled. Just maailm lõi Jeesuse risti. Ei mitte juudid, mitte Pontius Pilatus ja mitte Jumal, vaid maailm. See maailm, mis ei ole enam Jumala nägu. See maailm, mis on moondunud kohutavaks grimassiks Jumala loodu üle. See maailm, mis siin selles olemises on alati esindatud. Selles maailmas on see kohal. Ja puhuti nii valdavalt, et me muud enam ei märkagi. Võime öelda, et Jeesusele tõi surma, tema tee lõppes ristil just selle kire pärast, millega ta oli vastu taolisele maailmale. Selle kire pärast, millega ta kuulutas Jumala riiki, millega ta seisis Jumala riigi eest, millega ta püüdis seda Jumala riiki oma elust tõeks elada. See oli maailmale liiga palju. Aga maailm on meile ka risti löödud, kui me käime koos Jeesusega teed, mida tema käis. Ei, see ei ole surma minemise tee tingimata, ega kannatuste otsimise tee. See ei ole ka teadlik enese kahjustamise tee. Aga see on kõiges heas ja jumalikus kindlaks jäämise tee. See on see tee, millel mõistetakse, et mitte see maailm ja tema hinnangud ei väärista meie elu, vaid Jumal ja meie suhe temaga. Paulus ütleb ka teistpidi. Maailm on mulle risti löödud, aga ka mina olen maailmale risti löödud. Võib-olla tänase poliitilise olukorra kontekstis võime öelda ka, et teisiti selle lause, ma ei allu maailma provokatsioonidele. Kui maailm võtab minult midagi olulist, siis mina ei murdu, ma ei samastu end selle kaotusega. Kui maailm teeb mind haigeks, siis ma ei allu ega samasta end selle haigusega. Kui maailm näitab mind nõrgana, siis ma ei aktsepteeri nõrga inimese identiteeti, mille maailm mulle anda tahab. Kui maailm näitab mind kaotajana, siis ma ei hakka elama kaotaja elu. Ma ei allu provokatsioonidele. See, kui maailm saab inimesele risti löödud ja inimene maailmale, see tähendabki usalduselu algust. Sõltumata sellest, millisena maailm tahab inimese elu näidata, on see inimene ometi julge. Sõltumata sellest, mille maailm inimeselt röövib, kogeb tema ennast rikkana. Ja sõltumata sellest, mida maailm temale ütleb, on tema lootusrikas. Ta teab, et temal on veel tulevikku. Ükskõik, mida maailm talle ka ei väidaks. Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie Issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on mulle risti löödud ja mina maailmale. Paulus on uhke risti üle. Kas meie oleme?
ei, see uhkus on midagi rohkemat kui lihtsalt tore ristike kaela keti küljes. Jah, see uhkus on isegi midagi rohkemat kui enese ristimärgiga õnnistamine, mis on ju kristlase identiteedi kaunis väljendus. See kõik on ju ka väärikas ja hea,